Tere, head Vihuri Agri targa tehnika kodu taskuhäälingu kuulajad. Minu nimi on Anti Kelner, olen Vihuri Agri järelturu juht ja minu tänaseks vestluspartneriks on Karel Liiberg, kes on meie Kesk-Eestis asuva Türi esinduse varuosade müügiesindaja. Tere, Karel! No tere, jõudu! Ja kui laua taga on kaks meest, kes siis igapäevaselt tegelevad erinevate varuosadega, siis millest muust me oskaksimegi täpsemalt rääkida, kui meie erinevate varuosade tarnetest, kus me neid saame, kui kiiresti me neid saame ja millistele masinatele, seadmetele me neid saame. Aga hakkame siit otsast minema ja esiteks ma arvan, et alustaksime sellest, et räägiksime, et kus me asume ja kui palju meid üldse on. Karel? Jah, et meil on siis 3 esindust, on siis Jüri, Türi ja Tartu ja varuosadega tegeleb niimoodi, et on 3 inimest siis põhiliselt varuosade peal, pluss siis on meil müügiesindaja varuosadel Marek Kuusen. Ja selle 3 keskusega me suudame ära hallata väga hästi kogu terve Eesti territooriumi ja lisaks meil on ka täiesti oma mees järelturu peal ka Saaremaal, kes siis peab seal enda väikest ladu ja suudab väga operatiivselt ka saari hallata. Aga lähme siis meie partnerite juurde, et kelle varuosasid me igapäevaselt müüme ja tarnime ja ka laos hoiame. Ehk siis meie kõige suurem partner on kindlasti John Deere ja kelle ladusid siin Euroopas on 3. Kõige suurem jaotuspunkt on neil asub Saksamaal Brüsselis, siis on Rootsis, mis nagu logistiliselt meile on nagu hästi hea koha peal, et me saame seal ka suuri varuosasid väga kiiresti Eestisse toimetada ja siis on ka 3. ladu Euroopas on Inglismaal. Nii kui rääkida nüüd natukene sellest John Deere pealaost, mis Brüsselis on, siis see on 150 000 ruutmeetrit, mis siis umbkaudu on 12 jalgpalliväljaku suurune. Ja seal koha peal on olemas 300 000 erinevat artiklit, et seda on nagu ülimalt palju ja kõikisuguse varuosasid hoitakse laos 30 aastat, mis on väga pikk aega, ehk siis kui sa tuled ikka masinaga, mis on tehtud seal kuskil 80-ndatel siis või 90-ndate alguses, siis ei ole probleem sinna ka veel varuosasid saada. Ja iga päev toimetavad nad kuskil 68 000 tellimust üle terve Euroopa. Mis siis teeb 500 tonni kaupa kuskil? 500 tonni kaupa, see on päris palju. Nii, aga lisaks sellele, et John Deere'il on ka originaalvaruosad, siis on ka John Deere'il veel erinevat tüüpi varuosasid. Et räägime kõigepealt siis näiteks Reman, ehk siis taastatud varuosadest. Jah, see on siis nii-öelda roheline mõtlemine. Reman tooteid siis on erinevaid, alates siis turbodest, hydraulikasüsteemidest, generaatoritest ja starteritest. Ja nende eesmärk siis on odavam hind ja roheline mõtlemine, et taas kasutatakse siis korpuseid. Ja üldiselt see käib niiviisi, et meie poolt vahetatud varuosa või siis terve komponent, kui me räägime näiteks käigukastist või mootorist, saadetakse tagasi sinna tehasesse, kus see võetakse täiesti algosadeks laiali, kontrollitakse kõik komponendid üle ja kulunud või vigastatud detailid vahetatakse ära. Need peale kokkupanemist need erinevad sõlmed kontrollitakse üle, vaadatakse, kas kõik töötab nii, kuidas peab ja siis pannakse lattu ootama järgmist ringi. Mis on nendel hea on see, et kõik need asjad, mis seal ringi vahetatakse, et need on John Deere'i kõige viimase ja kõige uuemad varuosad, need on kõige rohkem täiustatud, kõige täpsemad ja nii edasi. Et kindlasti on see, et kui sa ostad taastatud varuosa, siis ei ole see, et seal on mingid asjad on seal remonditud ja ülejäänud on see vana, või siis purunenud detail on remonditud, aga ülejäänud on vana, et seda kindlasti mitte. Et ta on täiesti uueväärne ja väga kaasaegne.
et kui me rääkisime et seal on mingid turbod ja hüdraulikaosad, siis lisaks sellele on ka võimalik seal saada erinevaid juhtblokke, erinevaid mootori, küll käigukasti, küll mootori kontrollereid ja siis ka AMS-seadmeid, räägime siis ennekõike just ekraanidest, et sul on võimalik saada see nii-öelda ilma tarkvarata ekraan, kui sul näiteks enda omaga seal midagi juhtub, kukub ta maha või läheb muidu seal midagi rikki, et sa ostad selle, nagu meie nimetame selle tühja laiba, paned oma tarkuse sinna ümber ja sa saad selle tunduvalt odavamalt. Jah, pluss lisaks siis need kõik tulevad klientide käes, see tähendab seda, et klient toob meile oma vana selle turbo või starteri ja selle eest veel omakorda saab ta. Jaa, sellepärast seal on ka üks reegel on see, et seda kasutada, et me tahame seda vana purunenud või kulunud seadet tagasi saada, mille me omakorda saadame John Deere'i, et nad saaksid sellest jälle uue ja töökorras asja teha. Nii, aga kui me oleme rääkinud nüüd, et on originaalvaruosad ja on ka taastatud varuosad, siis on ka kolmas grupp varuosasid, mis on nii-öelda, nagu enamasti öeldakse, B-varuosad, ehk siis mitte originaalvaruosad. Ja nende koha pealt on John Deere'il selline partner nagu Vapormatic. Ja Vapormaticuga on väga lihtne, et neid meie näeme oma enda programmides. Hinnad on soodsamad üldjuhul, kui on John Deere originaalvaruosad ja saame tellida läbi John Deere süsteemide neid. Kui me räägime tarnest, siis nii Vapormaticud kui Deere'i varuosa on meil võimalik saada Eestis, kui väga kiire on 24 tunniga, ehk siis kui täna midagi juhtub, seda varuosa meil laos ei ole, sellepärast et seda kõike 300 000 artiklit me kahjuks parima tahtmise juures enda laos hoida ei suuda, ei ole võimeline. Et siis, kui seda meil ei ole, siis kõige kiirem variant on see, et kui sa täna enne kella 4 tellid, siis järgmise päeva peale lõunaks on ta meie esindustes olemas. Jah, täpselt nii ja ütleme nii, et hooajal, kui ikkagi on masin katki, siis ja põllul on see väga tähtis. Ja me kasutame seda väga tihti, mitte väga tihti, ja kui ikka vaja seda teha on, siis alati saab sellest abi. Jah, ja räägime siis ka, et meil on veel üks B-varuosa tootja, kelle toodangut me kasutame. Jaa, selle tootjaks on Granit ja Graniti näol on tegemast Saksamaa ühe väga suure varuosa tootjaga, kes tarnib põhimõtteliselt varuosasid üle terve Euroopa. Tal on väga hea võrgustik, tal on väga suur võrgustik on ja ka Granitil on see eelis, et sealt on väga head ja väga kiired tarned on meile. Jah, täpselt, et siis kiirtarne on samamoodi 24 tundi ja tema tavatarne on ka väga kiire, on 3-4 päeva. Ja kui me Granitist natuke räägime, et siis räägin ka natuke numbritest, ehk siis Granitil nende andmetel on neil 38 000 erinevat klienti üle Euroopa, kui Deere'i varuosade ladu Saksamaal oli 105 000 ruutmeetrit, siis Granitil on 65 000 ruutmeetrit. Ehk siis ka väga suur ladu on neil olemas. Ja laos on neil pidevalt saadaval kuskil 230 000 erinevat artiklit, mis on väga suur kogus. Graniti väitel suudavad nad tarnida tellitud kaupadest 97% koheselt, mis tähendab seda, et 97% tellitud kaubast on neil laos olemas ja võimelised koheselt välja saata. Aga lisaks sellele, et neil on 230 000 toodet laos, on neil tegelikult see nimekiri meeletult suurem. Ehk siis Granitist on võimalik tellida 11 miljonit erinevat toodet. Need enamus on küll sellised, mis nad suudavad teatud aja jooksul tarnida,
et kui keegi küsib mind granitist mingit varuosa, siis seal on väga täpselt paigas, isegi kui seda laos ei ole, et millal on võimalik graniti kaudu see toode meile saada. Ja seal selle 11 miljoni juures on enamus brändide kõiksugused originaalvaruosad ja granitiga on täpselt samamoodi nagu John Deere'iga, et kui sa meil helistad, tahad mingit varuosa, siis me alati võime sul pakkuda seda nii-öelda alternatiivset B-varuosa. Me näeme selle tarnet, me näeme selle hinda, me näeme, kus seda on ja kuna seda saada oleks võimalik. Jah, ja siis B-varuosade ehk siis teiste tootjate osade puhul oleks kõige parem variant alati varuosadel on tootekoodid peal, kui te võtate mõne muu tootja oma, et selle põhjal saab väga kiirelt lahendatud mure ja ühesõnaga, kui sul on vahet ei ole, et kas see on nii-öelda meie masin või on see mingid, nagu meie nimetame, mingid muud värvimasin ja sul on olemas selle masina või selle varuosa originaal tootekood, siis võtamegi ühendust ja ütle see kood ja me ütleme, et kas, kuna ja mis hinnaga oleks meil võimalik seda varuosa saada. Nii, nüüd me oleme rääkinud siin natukene sellest John Deere varuosast, siis granitist, aga lisaks neile on veel päris palju erinevaid brände, mida me esindame. Jah, et siin on meil uue brändina on meil Ville, mis on siis Soome kommunaalteenus traktorid. On Krahmeri teleskooplaadurid, suuri väikseid. Ja siis on Fliegeli ja Bergmani kogurkärud, viljakärud, silokärud. Ja siis, mis ei veel mainimata, oleme ka esindajad siuksel brändil nagu Diet, kes toodab taimekaitsepritside pihusteid ja seda kaugeltki mitte ainult John Deere pritsidele, et need pihustid sobivad peaaegu. No, siiamaani ma pole vist väga leidnud siukest marki pritsi, millele ei oleks võimalik sinna pihustit tellida. Täpselt, sest et pihusti olemus on kõik sama, et... Ja need kinnitused, aga isegi kui seal on mingisuguse teise tootja niinimetatud pihusti hoidjad küljes, siis Dietil tihtipeale on mingisugused vahetapterid, et saaks nende pihusteid sinna külge panna ja see pihustite valik on nagu üüratult suur, et see maailm ei ole kaugeltki ainult see, nagu me enamasti tulevad sisse, ütleb, mul on pihustit vaja, täna mul see pikk ja punane, et see maailm on väga suur. Ja samamoodi Dieti pihustitel on see väga okei ja väga kiire tarne, et siin päeva kuni paariga on meil enamasti need kõik koha peal olemas, et kui meil ei ole neid juhuslikult koha peal. Jah, näiteks pikk ja punane, ehk siis sellised tavalised on ikkagi laos olemas. Jaa, seda küll. Aga nagu ütlesin, siis neid lisaks selle pikale punasele on neid lehekülgede viisi, neid erinevaid varuosa või erinevaid pihusteid saadaval. Samamoodi saame pakkuda ka varuosasid klaasiteleskoopidele, mis teatavasti varasemalt olidki Krahmeri tooted, värv on küll teine, aga Krahmeri toode leiame ka sinna õiged jupid ja kui nii ütleme, siis hetkel minu meelest kui välja vaadates, mis meil toimub, ongi kõige õigem aeg, et üldsegi mingisuguseid varuosasid tellida. Jah, et masinad on lõpetanud enamus selleks hooajaks töö ja oleks õige aeg üle vaadata, et siis oleks kevadel ainult põldu minna. Ja seoses sellega mainikski ära, et meil on käimas ekspertülevaatuse kampaania, mille käigus ootame, et põllumees kutsuks meid endale külla. See käib nii, et annad meile märku, et minul on mingisugune üks või siis mitu meie poolt hooldatavat ja remonditavat masinat. Me tuleme sinna, vaatame sinu masina või siis masinad, olgu need siis mootoriga või ilma mootorita üle. Meil on väga põhjalikud ülevaatusnimekirjad, vaatame üle need, teeme sinna pakkumised, et mis sinna oleks vaja, et sinu masinal ei tekiks hooajal erinevaid tõrkeid. Mis kõige tähtsam, see kõik on tasuta. See kõik on kliendile tasuta.
Ja kui sa soovid selle kohta natuke rohkem infot teada, siis vaata meie eelmiseid salvestusi, et siin mõni aeg tagasi just mina ja Jaanus tegime ühe taskuhäälingu salvestuse, kus rääkisime selle ülevaatuse vajalikkusest ja mismoodi me teeme ja mis kasu sellest klient võiks saada. Ja kas või need varuosad õigel ajal ära tellime. Ja just praegu olekski see õige aeg, et kui sa tuled meie juurde praegu ja tahad seda varuosa kevadeks saada, siis me kindlasti suudame pakkuda sulle palju paremaid hindu, kuna ka meil on erinevad tellimiskampaaniad kevadeks ja nende käigus me saame pakkuda palju paremat hinda ja kindlasti ka mingeid maksetingimusi. Okei, nüüd sai ka vist ring peale meie muudele brändidele peale John Deere'i, aga üks väga suur tootegrupp jäi meil tegelikult enne mainimata või tegelikult isegi 2 tükki, mis on seotud John Deere'iga ehk siis meie taevatehnika lahendused. Täpselt siis ehk siis AMS, tegemist on siis GPS-seadmetega, mis käivad traktoritel peale ja mille järgi siis traktor hoiab teil joont nii kündmisel, pritsimisel, mis iganes töödel te teete. Ja need samused seadmed, need ei ole meil ju mõeldud kaugeltki mitte ainult meie värvimasinatele, vaid neid samuseid seadmeid me oleme paigaldanud siin, ma arvan, et ma julgen väita, et vist peaaegu enamus konkurentidele masinatele samamoodi. Et tegu on väga heade, väga kvaliteetsete, väga täpsete seadmetega. Et mehed on väga kogenud, suudavad teid sõitma panna teie igat värvi masina, ei ole üldse probleem. Ja seal on erinevad lahendused, küll on integreeritud lahendused, universaalsed lahendused, mida on isegi võimalik ühe masina pealt teise masina peale tõsta, et ostate ühe komplekti ja teate, et näiteks kevadel mul on vaja seda ühe masina peale, sügisel teise peale, et ei ole probleemi. Et kui te ka mõte on seal maal, et äkki viia oma seda viljelust natuke täpsemaks, siis võtke meiega ühendust. Me oskame teid aidata, me oskame teile pakkuda, ma arvan, et väga hea ja kindlasti turul olevat kõige parema lahenduse üldse, mis me saadan. Ja siis teine tootegrupp, mis puudutab John Deere'i, millest me ka kogemata vist üle natuke libisesime, on kindlasti meie turfi ehk siis aiatehnika. Täpselt, et väga suur osa siis seal on meie erakliendid, kodukasutajad, ehk siis murutraktorid, õhutajad, muruniidukid, erinevad sellised tooted ja nendele siis on meil saada väga head hoolduskomplектid näiteks, kus on kõik vajalik hoolduse tegemiseks kohe sees, kõikides esindustes saadavad, on rihmad, terad ja nendel toodetel on meil ka edasimüüjad Eestis. Ja meil on kogu Eestit kattev võrk, et seal ei ole, kas sa elad Valgas või sa elad Saaremaal või Läänemaal, et meil on päris suur võrk tekkinud siin paari aastaga ja tuleb ka järjest uusi diilereid või edasimüüjaid juurde, kes aitavad meil pakkuda paremat teenindust nendele väga headele, väga kvaliteetsetele aiatehnikale. Et seal ei ole vahet, kas on sul see pisikene käsilükanud niiduk või siis suur raider, et abi saad nii meie käest kui ka meie edasimüüjate käest. Ja kui ka nendega probleeme on, võtta alati ühendus, sest meil on ka väga kogenud tiim, kes neid haldab ja hooldab. Ja ka siin tegelikult kutsuksin üles, et kui sul on John Deere'i kaubamärgiga käsiniiduk, robotniiduk, traktor, raider, siis samamoodi nagu suure tehnikaga on ka sellel praegu kõige õigem aeg need masinad üle vaadata, teha ära nendel masinatel hooldused, vahetada terad, vahetada rihmad, võib-olla vaadata üle, võib-olla mõni laager on seal
natukene väsinud. Ehk siis, et sa oleksid kevadeks võimalikult valmis, sest vahet ei ole, millise masinaga sa kevadel üritad, millise murutehnika sa üritad kevadel mingit hooldust või remonti saada, siis kevadised järjekorrad on päris pikad seal, et ma arvan, et on väga mõistlik teha seda just praegu. Sest nii nagu talv tuleb, ka kevad alati ootamatult. Jah, selles maailmas pigem öeldakse et see kevad tuleb ootamatult, et siis kui rooju vajab niitmist ja siis võtad selle kuurinurgast välja ja avastad, et näed, seda ja seda võiks teha, et siis me arvame, et oled natuke hiljaks jäänud. Kui me räägime veel varuosadest, siis mainimata on jäänud, et mismoodi me neid varuosad lisaks sellele, et sa saad meie juurde nendel järgi tulla, mismoodi me neid üle Eestiga laiale tarnime. Karel, äkki räägid, kes ja, partnerid on? Et meie kasutame siis nii Schenkerit kui Omnivat, et Schenkeriga siis meie tarnime suuremaid ja raskemaid tooteid ja ka aiatehnikat ehk siis murutraktoreid klientidele. Ja teine võimalus siis on Omniva, mida meie kasutame igapäevaselt, ehk siis kas otse kliendi juurde kätte või siis pakiautomaat ja Omniva puhul on ka nagu Schenkeri puhul, et tegemist on väga kiire tarnega, järgmiseks päevaks saab kätte. Pluss lisaks on meil nüüd iga esinduse ees Jüris, Türil ja Tartus on Cleveroni pakiautomaadid sellest aastast. Ja väga palju kasutust leidnud automaadid, et kui klient soovib saada näiteks hilja õhtul kätte oma pakki, me paneme sinna pakiautomaati, tema tuleb järgi. Samuti on see kontaktivaba. Jaa, et see oligi meie põhjust muuta seda kaupade kättetoimetamist veel mugavamaks. Ehk siis me ei pea ootama kliendi taga, klient ei pea ootama meie taga. Et kui ta ütleb, et ma jõuan kunagi õhtul äkki järgi, siis me paneme ta mugavalt sinna pakiautomaati. Klient saab selle uksekoodi, ta tuleb millal iganes, meie pärast kas öösel 2 või 3, sisestab seal meie ukse ees olevasse pakiautomaati oma koodi, saab oma kauba kätte ja hommikul vara on jälle masin põllus. Ja siis samamoodi Omniva ja Schenker, et need haldavad kogu Eestit, et seal ei ole üldse probleemi, et kui on kiire aeg ja ei taha põllult ära tulla ja siis väga mugavalt transpordime kõiki meie poolt müüdavad varuosasid, õlisid samamoodi. Jah, õlidest rääkides siis, mis õlidel meil on praegu ka kampaania. Ja samamoodi, et saad osta väga kvaliteetset mootori ja hüdroõli vaatidega endale koju aasta lõpus veel väga, väga mõistliku hinnaga, et need on kindlasti 2 toodet, nii mootor kui hüdroõli, mis tegelikult võiks ikka igaks juhuks kodus olemas olla, et teatavasti tänapäeva masinad, hüdraulikasüsteemid on juba nii võimsaks läinud, et kui sul sealt taga mingisugune hüdrovoolik näiteks puruneb mingil haakeseadmel, siis teate ise, ma arvan, et kui mitu liitrit minutis on võimelised tänapäeval need traktorite pumbad sealt välja kihutama, et sellise nõmed asja pärast nüüd väike seisak tuleb, et sul kodus pole hüdroõli panna ja sa pead minema kuskil sellele järgi, et siuke asi võiks olemas olla. Jah, ja siis on erinevad 209 liitrine, 55 liitrine ja 20 liitrine hüdroõlist rääkides, et mootorõli siis on 209 ja 20 liitrised. Ja mis veel õlidest tasuks mainida, et samamoodi sai õlide kohta tehtud üks salvestus, mille leiate meie erinevatest kanalitest. Toona oli meil külas Tarmo Klaar Jungent Eesti OÜ-st, et tegi väga põhjaliku ülevaate mitte ainult meie õlidest, vaid õlidest üldse, mida need mingid numbrid seal pakendite peal näitavad, et kindlasti soovitan üle kuulata, et annab väga hea ülevaate, kui sa lähed ja mingit õli hakkad valima või nii enda põllumajandustehnikale kui ka miks mitte autole. Ja siis kõige värskem uudis meil on muidugi veel on meie e-pood, mis nüüd alles hiljuti käima läks. Jah, täpselt, et oleme ka ajaga ikkagi kaasa läinud, et oleme e-poe siis üles saanud endal.
kus praegu valikus siis on nii meie bränditooted, erinevad riided, mudelid ja on lisaks ka turfitooted, saate endale tellida sealt väga lihtsalt murutraktoritele, muruniidukitele varuosasi. Ja mitte ainult muruniiduki varuosasid, vaid terveid muruniidukeid, murutraktoreid seal. Et, kui on nagu selge, et see on täpselt see masin, mida ma tahan ja sa oled oma otsuse teinud, siis see on väga lihtne. Lähed meie Vihur Agri e-poodi, paned selle murutraktori endale ostukorvi ja Schenker toimetab selle ilusti teile koju. Ennem kui see teile tuleb, meie tehnikud vaatavad selle masina üle, panevad ta sellisesse konditsiooni, et teil on ainult keeravõtit ja mine niitma. Et miks mitte teha endale siuke jõulukingitus just nüüd aasta lõpuks. No täpselt. Ja kusjuures hetkel on ka käimas seal kampaaniahinnad meie laos olevatele viimastele masinatele, et ole kiire ja tee endale rohelise murutehnika näol väga äge jõulukingitus. Ja lisaks sellele, et jõulukingituseks sobib väga äge murutehnika, siis leiab sealt ka kõike muud, mida jõuluvana kinkikotti pista on. Jah, et mida üks John Deere fänn peaks kindlasti omama, et sealt leiab kindlasti. Ja, et seal see valik on väga suur, et ma ütlen alates väike lapse pudipõllest kuni tööriista kohvriteni välja, et leiate kingituse nii omanikule, nii traktoristile kui ka, mis seal salata, ka perenaisele. Kindlasti. Et valik on seal väga suur, et vaadake, meil on kodulehe peal olemas ka erinevad kataloogid, kus saad valida erinevate toodete vahel. Jah, ja kui korra kataloogi peale läks jutt, siis tegelikult on võimalik ka John Deere traktorite erinevate haakeseadmete varuosasi vaadata ka internetis, et ise otsida, kui mingit varuosa vaja on meil olemas partskataloog.deere.com. Ja, see on täiesti avalik lehekülg, väga lihtsalt tehtud, ei pea isegi väga keelt oskama, lähed sinna, pilt tuleb ette, hakkad järjest nagu sõlmi järjest peenemaks ja peenemaks lahti seal arutama ja leiabki selle, mis sul vaja on. Et kui arvad, et ei oska meie käest täpselt küsida või seletada täpselt, et mida sul vaja on, et võib-olla on täpselt see koht sinule, et sa leiad selle toote üles, leiad sealt tootekoodi, annab meile teada, et siukest varuosa oleks vaja, mis see maksab ja me saame anda sulle vastuse. Nii, aga ma arvan, et siuke põhipunktid meil on kõik üle käidud. Kokkuvõte, Karel? Ma arvan, et meie see varuosa tarneahel on väga hea ja kiire, et varuosa tarne ikkagi 24 tunniga on praegusel ajal, hooajal see on vajalik, hädavajalik ikkagi, et seda asja, et masin nüüd on katki, suur masin, mis teeb palju tööd, keset põldu, see ei ole ilus vaade. Seda küll ja see mõjub väga rahakotile ja seoses sellega me näeme väga palju vaeva selle, et meil oleks laoseis võimalikult hea ja meil oleks võimalikult palju kaupa, mida põllumehel vaja läheb kohe laost võtta. Et järgmise aasta esimeses pooles on meil veel üks suur projekt, et me liitume John Deere siukse tellimisabiga, kus seal on terve hunnik professionaale, kes jälgivad meie ladu, jälgivad meie ajalugu, jälgivad tiiriladu ja siis kogu aeg soovitavad, et millal midagi tellima peaks, et meil oleks laoseis võimalikult täpne, seepärast meie eesmärk oleks ikka see, et üha rohkem ja rohkem kaupa, mida põllumehel vaja võiks minna, võiks meil olla koha peal olemas. Nii, just vajalikku kaupa. Vajalikku kaupa, jah. Aga kindel on see, et ega me kõiki asju siia tuua ei jõua, et mingeid asju peame kindlasti tellima. Aga jah, mis siis veel? Ütleme, et kui sul on mingi varuosa mure, kas siis meie poolt müüdud masinaga
või siis mõne muu brändiga, siis kindlasti soovitan meiega ühendust võtta. Jüris on siis Kaspar Benkin, Tartus on meil Martin Kalmus ja mina, Karel Liberik, siis olen Türil. Ja, et võta julgelt meiega ühendust, räägi, mis sul on vaja, kuna sul on vaja ja ma olen täiesti kindel, et me leiame sulle lahenduse. Aga seniks kuula meie eelnevaid salvestusi, kuula ka meie järgnevaid salvestusi ja mis siis ikka, peatse kuulmiseni. Nägemist!